Kiitus Jeesusele, et hea sõna eest ja et ma ei olnud seda ise ka seda Jakobi asja. Ma olen ka üks selline, kes tahtsid õnnistuselt saada. et kui maalemisega, aga nüüd tegelikult on see tegelikult ta jooksis ringi. Vaata, me võime tegelikult piiblit lugeda enda kõrva küdi järgi. Praegu tegelikult on hoopis teine pilt mul, ma näen seda nüüd hoopis teistpidi. Et tänud issandale, kes meid korrigeerib seal. Et tegelikult Jumal tahab meid ikkagi tegelikult ju viia sellise situatsiooni, et me ikkagi taevasse pääseksime. Ja mul tuli kohe, kui sa ütlesid, Susanna, kui sa ütlesid, siis tuli mulle meelde, kallis naine, et Iopiga oli ju sama lugu. Seal on kirjutatud lausa, et saatanat lasti tal rünnatada, et teda elu säästa auda minekust, põrgu minekust. Sellepärast oli vaja terve kurat talle kaela sakutada. Et muidu ta oleks läinud põrgusse. Jumal tahab tegelikult päästa meid põrgust. Ja tõesti vahepeal joostakse nii, et nina on sinine ja peas ja siis seal ei olegi midagi muust. Nüüd ma saan aru ka, mille pärast mõned inimesed ratastoolis istuvad ja välja sealt ei saa. Seepärast, kui nad ratastoolist üles tõusavad, need jooksevad põrgusse. Teine pilt tuleb absoluutselt. Seepärast, et ratastoolis on targem siis lahti saada, kui sa oled ennast oma elu allutanud Jumalale. Siis on targem lahti saada, siis sa vähemalt ei jookse põrgusse. Või sa jooksed diskole. Diskol pole kunagi käid, paned diskole minema kohe, nii kui ratastoolist välja tuleb. Ja tahad tantsida, vaata kunagi pole tantsinud ja kohe diskole. Et need on need asjad, jah. Ühesõnaga pilt läheb natuke paremaks. Ja ikkagi issand kasvatab meid, et me ikkagi sinna väravast sisse saame. Minul tuli selline, mõtted käisid peas ja et me ei tohi olla religioossed, see käis ka siit läbi, et teatavasti religiooni vaim on kuri vaim. See on kuri vaim. Ja see vaim lõi ka Jeesuse risti, kui religioossed kirikuisad jutlustasid Jumala sõna, mis on hea. Jumala sõna on hea, oleme nõus. Just puha, mis ta räägib, on hea ja õige. Ja Jeesus ütles isegi, et nad parisemad räägivad ju minust. Et te räägite püha kirju, aga need kõik räägivad ju minust. Jeesus ütles, et kõik on õige, et te räägite. Olid nad ikka nii kurjust täis, et Jeesus pidi lausa neid sajatama. Seda religioossed inimesi hakkab Jumal sajatama, siis, et kui me religioossed oleme, siis me võime saada sajatuse osaliseks, ehk needuse osaliseks. Jumala sõna on hea ja kui see tuleb inimesest, kes on ülevalt sündinud ja meeleparanduse meelsuses, siis on see eriti hea, sest issanda vaim tuleb sinna taha. Meeleparandusele kohased vilju peab kandma see puu, kes räägib lahti piiblit. Tal peab olema meeleparanduse kohased viljad, kes räägib nagu lahti piiblit. Ja Johannes seletas, milline vili peab olema meeleparanduses. Ja siin on, Johannes ütles, Luuka 3, ütles rahvale, kes tuli, et lasta ennast temal ristida. Ta ütles rängalt neile, terestikute sugu, ussipere, kes teed on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Meil on praegu sama asi, tulevane viha on tulemas. Talle viha on tulemas. Me väga hästi teame, meil on natukene aega ja talle viha on saabumas. Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju. Vaata, meil kästakse meeleparanduse kohaseid vilju kanda. Ärge hakake iseeneses ütlema, meie isa on ju Abraham. Et me oleme Jumala lapsed, pidasid seleta, et hakkame nagu targutama. Ei ole meeleparandusel kohased vilju on vaja. Ja sest ma ütlen, et Jumal võib kividest äratada Abrahamil lapsi. Kirves on juba pandud puude juure külge, iga puu, mis ei kanna, head vilja raiutakse maha ja visatakse tulla. Siin on väga selgelt öeldud, et kui meeleparanduse kohased viljas ei kanna, siis visatakse tulla. Ja siis hakkasid rahva hulgad küsima. Rahva hulgad küsis Johannes, et mis meil siis tuleb teha? Näed, nad küsisid, et kuidas me saame, hea küsimus tegelikult, kuidas ma saan meelt parandada. Tema ütles, et kellel on 2 särki, jagagu sellele, kellel ei ole.
kellel on toitu, tehku nõnda sammuti. Need ühesõnaga, et rikastele, kellel on terve riidekapp täis, jagagu sellel, kellel ei ole. Ühesõnaga, hakka head tegema. Seda, mis sul on, hakka jagama seda teistele. Ta ütles nendele inimestele, kellel oli järelikult, ütleme, aidad olid täis. Nii. Ja toitu oli palju, vaata. Ent ka töölnerid tulid, nüüd tuli mingi teine seltskond, et lasta ennast risti. Nemad ütlesid, õpeta, mis meil tuleb teha. Töölnerid olid siuksed. Tema ütles, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Töölnerite patt oli see, nad võtsid üle aru. Nad võtsid liiga palju. Ja nüüd nad pidid seda meeleparanduse vilja kandma. See vili oli see, et ärge võtke nii palju. Võtke nii, nagu vaja on. Vaata, erinevad inimesed tulid. Ja et meil see. Ja siis, aga temalt küsisid ka sõjamehed. Näed, siis tulid sõjamehed, jälle üks uus kontingent tuli tema juurde. Aga meie, mis meil tuleb teha? Johannes ei soovitanud mingi poodi makaarvaid ostma. Ta ütles niimoodi, tema ütles neile, ärge tehke kellegile liiga. Sõjameestele ta ütles, ei tohi liiga teha. Mis see tähendab? Püssiga maha lasta ei tohi. Oli nii. Püspöösaste. Ärge olge välja pressijad. Näed, seal sõjamehed olid välja pressijad. Saad aru? Välja pressijad olid. See on Jumala sõna, vaata. Kui keegi ütleb, et võtame ka relvad ja lähme ka relvapoodi. Ei. Meil on võitlusrelvad, ei ole lihalikud. Näe, nad olid ka välja pressijad. Sõjaväes on tavaliselt ka välja pressijad. Kiievis ka sõda käib, ma olen oma kõrva kuulnud, kus kohas seal. Minnakse sealt ja telekad on juba Venemaal müügis seal. Kõik on välja pressijad ja ühesõnaga kogu päti värk käib sõjaga kaasas. Ja näed, ja leppige oma palgaga, nad olid palgasõdurid järelikult. Liiga ei tohtinud teha. Ja kuid on ka sellised variseri, kes ei taha meelt parandada ja peavad juba ennast õigeks. Vaata, nad tulevad, kes sa tuled mulle siin ütlema. Vaata, nii kui ütled, ma ei ole pattu teinud. Ma olen siin ütlenud ka, et mul on mitu korda öeldud, et ma ei ole mingi patulane, ma olen luterlane, mis sa tuled siin seletama. Ma olen niimoodi saanud, niimoodi ühe kõige vanema 75 aasta naise käest sain. Ma ütlesin, kuule, armas naine, et sul on ühe jalaga juba auas, et aja asjad korda. Ma ei ole mingi patune, ma olen luterlane. Saad aru, mida sa ütled inimesele? Aga midagi teha ei ole, patu tundmist ei olnud järelikult. On inimesi, kellel ei ole patu tundmine, isegi üks pastor ütles, et mis ma teen. Läks jooma ja ütles, et mul ei ole enam patu tunnetust. See on väga karm, kui enam patu tunnetust ei ole. Siis oled see põrgupiletiga, juba oledki põrgupiletiga poiss. Eks järg, kui meil on veel patu tunnetus, see tähendab, et Jumal tegeleb meiega. Meil on teil selline armastus. Seda aru, siis me ütleme halleluuja, et sa issand tegeled. Näed, ja need seal variserid panid seal. Et suuga nad teenivad Jumaldaga, süda on Jumalast kaugel. Suuga nad teenivad ja räägivad. Jumal veel ütles, vaata, Jeesus ütles neile, tehke, mis nad seal ütlevad. Nad räägivad Jumala sõna, aga nende tegud järgi küll tehti. Teod olid absoluutselt, vili oli puu otsas absoluutselt mõru. Vaadake, et seda vilja järgi, see ei ole mingi meeleparandusviri seal. Ja seepärast nende puuvili ei vastanud, mida nad suust välja räägivad. Ja Jeesus sajatas selliseid. Ta needis neid, ütles, siin ei saa enam midagi. Ja kui keegi tunneb, vaata, kui me praegu tunneme ennast ära siit, kui ma hakkan lugema, siis peab meelt parandama kohe risti alla. Nüüd tuleb sajatuse, et meil on seal meil on 2 puud, õnnistus või needus ja valik on meie teha. Õnnistuse all inimene tegeleb oma vana loomuse suretamisega püha vaimu läbi. Sajatuse alune inimene elab oma elu ja ei kavatse oma uskumusi ega arusaamise lasta veendagi Jumala sõnal korrigeerida. Ta kaitseb alati oma õigust, mitte seda, mis tuleb piiblist, oma õigust kaitseb ja oma usku ja oma arusaamisi ja religioossaid tavasi ja pöörab oma usku inimesi lausa allutab oma arusaamise alla. See on nüüd nagu nende variseride asi. Nii, ja siis tuleb siin sajatus. Aga häda teile, Jeesus ütles, kirjatundjad ja variserid, häda teile tähendab seda, et ole neetud. Teate seda? See on see kirjakoht. Needus on see, mis häda teile. Ja
variserid, silmakirjatsejad, te lukustate taevariigi inimeste eest, ise ei lähe sinna sisse ega lase ka neid, kes tahaksid minna. Nad hakkavad taevariigi ukse ees juba seisma põhimõtteliselt. Vot. Nad ei paku sulle Jeesust, nad pakuvad mingit muud Jeesust, võta teist Jeesust, ei, meil on see Jeesus, oota, see ei ole, meil on ilma habemega Jeesus, meil on see, seal on ju see Galaatiasse kirjas on kirjutatud. Kui keegi teile teist Jeesust kuulutab või saate teise vaimu, siis sallite, nad tahavad seda sallimise Jeesusse, kes on nii, et sa sallid teda seal. Teist Jeesust, et sa ja kõigega nõus, kõik su patuga nõus, viljaga nõus, vaatad, et vili on täitsa, käib küll. Et vili on mitte söödab, aga siis teed näo, et apu näoga ütled, et käib küll. Ei ole see asi nii. Ja ta ütlebki, et jälle ütles häda teile, kirjatundid ja variserid, silmakirjatsed. Te neelate alla lesknaiste majad, sellised on ka, neelavad lesknaise majad, lähevad lesknaise juurde, räägivad pehmeks, lesknaine ütleb, võtmed on siin. Silmakirjaks venitavad palved pikaks, võib-olla lesknaise juures teevad väga pika palve. Pool tundi ja räägivadki maha, põhimõtteliselt hüpnoosivad ära. Näe, siin on, nad neelavad lesknaise maja pärast ära. See ei ole üldse naljakas, aga see tänapäeval, ma tean inimesi, kes teavad, tegelevad ka. Ja profeteerivad sul maja käest ära, et võtmed siia. Näed. Ja Jumal ütleb häda teile, selle eest te saate veel. Ja häda teile kirjatundi pariserid, et te silmakirjased rändate läbi mered ja mandrid. Vaata, nad on üliinnukad. Rändavad mered ja mandrid läbi. Ja pöörate kas või üks oma usku. Ühe inimese pärast lähevad välja. Seal on üks inimene, lähme sinna, lähme merele. Ja aktiivsed, nad on väga aktiivsed oma usku pöörama ja kui see sünnib, siis nad teevad temas 2 võrra põrgulise sama, nii 2 korda, kui nad ise on. Nad räägivad veel huulemaks põrguliseks, 2-kordseks. Hullumaja. Ja see on, kui ma hakkasin lugema, vaatasin, et täitsa metsik. Ja Jeesus ütleb, häda teile sõgedad teejuhid, nad on teejuhid. Nad on omast arust teejuhid. Kes te ütlete, kes iganes valub templi juures, selle vanne ei loe midagi. Aga kes iganes valub templi kulla juures, see on kohustatud vannet täitma. Mingi raha juures seal vanduda seal. Sa mõtles juukseid asju. Ja te rumalad sõgedad, kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb. Kas te ütlete, kes iganes vannub altari juures, see vanne ei loe midagi. Aga kes iganes vannub altari oleva ohvrianni juures, see on kohustatud vannet täitma. Te sõgedad, kumb on siis suurem, kas ohvriann või altar, mis ohvrianni pühitseb. Niisiis, kes vannub altari juures, see vannub selle ja kõige juures, mis on altaril. Ja kes vannub templi juures, see vannub selle ja tema juures, kes templis elab. Ja kes vannub taeva juures, see vannub Jumala trooni ja troonil istuja juures. Ja mina soovitan üldse mitte midagi vanduda. Seepärast sa ei suuda seda täita. Ma olen kogu aeg, kui mul tuleb külmavärinad peale, kui keegi hakkab midagi Jumalal lubama. Ma kisun ta kohe maha, ma ütlen, mida sa siin lubad? Homme sa juba oled üleastuja. Sa ei tea homme päevagi, mida sinul mullal on midagi lubada siin. Löö vastu rindu parem, mis on sinu tahe sündigu. Et see minu arust on, ma ei tea, kas te olete nõus, see on uhkus. Sa oled nii kõva mees, et sa lubad Jumalale midagi. Minu arust on see absoluutne enesekindlus ja uhkus. Et sellepärast see tuleb maha tõmmata kiiremas korras siuksed lubatused. Ma ei taha isegi kuulda, ma ei ütle aamen ka taha. Ja häda teile kirjatundrid ja pariserid, te silmakirjatsed, te maksate kümnist, mündist, timnist, köönest, jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, halastuse ja ustavuse. Tänapäeval on sellised inimesed. Nad ei halasta vaese peale, aga kasti panevad oma kümnis ära. Vaene tuleb, kuule ka mulle ka, kuule, sa ei saa, ma panin kasti praegu. Et vaata ise. Aga me loeme, sellised on. Ja olen ka oma silmaga ka näinud, et seepärast Jeesus tegelikult istub kasti peal ja vaatab, kuidas keegi annab. Ta vaatab seda südamet järgi. Ta vaatab, tegelikult istub raha kasti peal, vaatab, kas sa andsid sealt sellest või mitte. Mõni on kohe selline, ma olen ise oma silmaga näinud päris karm, aga kohe niimoodi, et kogu saal nägid ja siis lükkas tead sisse. Ja vaata, see on nüüd siukene inimene on nüüd hädaline pärast, Jumal ütleb häda teile sellised. Nii.
Te sõgedas teivõid, te kurnate välja sääsed, kaamlid neelate alla. Nii kui midagi väike patt seal sääse sain kätte, aga kaamel, kõige suurem asi, neelatakse alla. Et seda ei panda tähelegi. Häda teile kirjatondid ja pariserid silmakirjatsed, sest te puhastate karika ja liua väljaspoolt. Võt see on see, süda on üle andmata, ümber lõikamata, süda on täis absoluutselt, näed, riisumist, taplust ja lausa surnuluid, saad aru, et see, kõik on, aga väljas oled sa selline viks. Vaata, siin saate aru, et mille pärast ma seda loen, seepärast, et seal on vili on selline, puu otsas on selline vili. Sul peab väga ilusa viks olla ees, aga pool tundi kuulad inimese juttu ja siis näed, et suust tuleb hoopis midagi muud välja, kui lips kaelas on. Puhasta enne karikas seespoolt. Vaata, meil on vaja puhastada seespoolt. Meie karikas, meie süda on vaja tagurpidi puhastada, et see ka väljast puhtaks saab. Seepärast, et siis, kui süda on sees puhast, siis see paistab ka väljast välja. Sa oled täitsa viks poissi või tüdruk. Ja et häda teile kriiatünnid ja variserid silmakirjandusest, sest te sarnate lubjatud haudadega. Põhimõtteliselt, kui sa ette kujutad, siis on valge hauaplaat. Oled kõnnid ringi seal. Päris karmane. Ja haudadega. Väljaspoolt paistavad nägusad, seespoolt on surnuluid täis. Kõik sugi roisku. Nõnda paistate ka teie inimeste seas õigena, seespoolt olete täis silmakirjassemist ja ülekohut. Ja inimeste seas on kõik nagu nii õiged, küll need on õiged mehed ja naised. Häda teile kirjatundid, variserid, silmakirjatsed, sest ehitate prohvetitele hauamärke ja ehitate õigete hauakambreid. Ütlete, kui meie oleksime elanud esiisade päevil, siis meie küll ei oleks olnud nendele kaasosalised prohvetite vere valamisel. Jeesus ütleb, nõnda te tunnistate ise enese kohta, et te olete prohvetite tapja pojad. Hauamärke. Meil ei ole vaja hauamärke, mingisugust haudasi siin kujusi teha. Jeesus ütles, et ta on elavate Jumal, mitte surnute Jumal. Me oleme Jaakobi sugu, me oleme Jaakop, Iisaki ja Abrahami elavate Jumala meil. Ja te maote rästikute suu, kuidas te võiksite põgeneda põrgu kohtust. See on sama, mis praegu tulemas on. Nad ei saa põgeneda, kui meilt ei paranda. Sellepärast vaata, ma läkitan teie juurde prohvetid ja kirjatundjad ja osade tapate, lööte risti, osad piitsutate oma sünagoogides, jällitate linnast linna, et teie peale tuleks kõik õige võri, mis on valatud maa peale Aabeli verest kuni Pereki ja poja Sakaaria verine, kelle te tapsite templi ja altari vahel. Vaat sellised mõrvarid. Tõesti, ma ütlen teile, vaata nüüd ütleb, see kõik tuleb teie peale selle sugupõlve ajal. See nõutakse kätte. Kõik, mida sa teed. Teate, külvelõikuse seadus on igal pool nii palju, kui mina oma maa peal elanud olen, mida ma külvanud olen, seda ma olen lõikan. Ja ma ütlen, et see töötab. Lõikad, külvad ülekohud, lõikad seda 30% rohkem. Vähemalt 30. Et hoiume selle eest. Ja Jumala vaim, ja siis Matteuse 23 ütleb, Jeruusalemm, sa tapad prohvetit, viskad kividega surnuks need, kes juurde on läkitatud. Palju kordi ma olen tahtnud su lapsi koguda otse, kui kana kogub pesakonda tiibade olla, ent ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha ja ma ütlen teile, et ei näe mind enam. Kuni te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Vaata, me ütleme, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Issanda tahe on, et me sõnakuulelikult oleksime tema tiibade varju all. Ta ütleb, et ma tahan teid koguda oma tiibade varju all. Oleme rahulikult tiibade varju all, siis ei saa kurat ka siin midagi teha. Hoosea läbi ütleb Jumal, et Iisraelil, kes on issanda lapsed, Hoosea läbi, kes kasvavad nagu viinapuu, kuid kasvatavad oma vilju. Nad ei kasvata mitte seda vilju, mis Jumal annab, armastus, rõõm, rahu, püha, vaid oma vilju. Ja enda vilju, oma enda vilju. Tänapäeval kristlik, näiteks kõik pannakse kristlik ette, kristlik jooga. Jooga on, palme kristlik ette. Kristlikud patud äkki on. No need on kristlikud patud, lahjendame. Igal poole kristlik ette ja siis on kristlik ja siis kõik on korras. Ma olen kristlik kritiseerija. On. Ja kristlik tagarääkija, püha tagarääkija, olen siin praegu pühadusega. Ja see peab, keda me lollitame?
iseendid. Jumal näeb meie südant seal läbi ja lõhki. Meil ei ole mitte kuskile joosta issanda vaimu eest. Näed. Ja issand ütleb seal Hoosea kirjas. Iisrael on vohav viigipuu. Vohab, see tähendab, ülikiiresti kasvatab oma vilja. Ma nägin seda, et siin on kirjutatud oma vilja. Mitte Jumala vilja, vaid oma isiklikku vilja. Oma vilja. Aga mida viljakam ta on, seda rohkem tuleb altareid. Kurja vaimu altareid. Tead, kui sul on patt sees, mingi südames on mingi patt sees, siis vaimselt sa oled taga söögilauas, millest Markoga rääkisime, katad talle lauda. Ja, sa tegelikult ütled, kuule, elukas, täna mul on sulle laud kaetud, tule astu läbi, sinuga on täitsa mõnus siin, tead, ja sa katad elukale ehk kurjale vaimule laua. Tegelikult on see niimoodi, kui sa sellega koostööd teed, siis ja peale selle sa ei saagi aru, et sa oled tema ori. Seepärast, et see, kus patule laua katab, see on patu ori. Sa oled taga lauas, sa toidad teda, aga tegelikult oled seda ori. Et see on, Jumala sõna toob selle väga hästi välja. Nii. Ja, ta ei ole su sõber, et ei tasu patust sul plahtsi öelda. Ja ei saa öelda nagu seal viimses riiklas, seega mõni patt. Ei, üks asjaga ei saa. Need näevad ja näed, mida parem on ta maa, seda kaunimat sambaid püstitatakse, ebajumala sambaid. Nad hakkasid oma vilja kandma. Ja nende süda on valelik, nad peavad kandma oma karistust. Nende altarid purustatakse, nende sambad hävitatakse, sest nad ütlevad nüüd, meil ei ole kuningat vaja. Vaata, selle jõuab nii kaugele, et kuningat mul vaja ei ole, kui sa oma vilja kannad. Nii kaugele, et meil ei ole vaja kuningat. Meil on vaja, me ootame kuningat, Jeesus Kristust. Meil on kuningast ja kuningas. Me ei tahaks selliseks minna. Aga need on hoiatavad asjad. Me peame need lugema, kuna see on hoiatav. Ja et me ei oleks sellised. Meil pole kuningat vaja, kuna me ei karda issandat, siis mida saaks kuningaski meie jaoks teha? Nii ülbed juba vaata, see vili kasvas, läks vohama. Kuningad teevad sõnu, vannuvad valet, sõlmivad lepingud, tänane päev. Kuningad teevad sõnu, vannuvad valet, sõlmivad lepingud, aga kohus nende üle võrsub otse kui mürgirohi igal põlluvool. Vot. Nendel tuleb kõikidel nendel rahu sõlmijatel tuleb oma kohus, mis nad siin praegu teevad. Et issand maksab kätte. Et see on tema kättemaks. Tema teab. Meie peame saama vilja Kristuse, me peame saama viljalt. Nüüd on see vili, mis meie. Kristuse kirjaks, mis on selgesti loetav. Kui keegi sellist viinapuud näeb, siis ta ütleb, et see on Jumala mees või naine. Ta näeb, et see on Kristuse kiri jookseb. Näed, seal ta läheb rullraamat. Seda näevad teised, sa ise ei pruugi näha. Nad teised ikkagi panevad tähele. On ilmne, et te olete Kristuse kiri, meie teenimistöö valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga ja mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele. 2 Korintuse 3:3. See on lausa kirjutatud, see on ilmne. See peab välja paistmatult Kristuse kiri. Issanda vaim. Mõni on võib-olla päevaleht. Ei olegi Kristuse kiri. No. Päevaleht, õhtuleht, näe seal õhtuleht läheb. Kindlasti õhtuleht tead Postimees. Jah, kollaseleht. Mõni on Postimees näiteks. Muud, kui räägib ja kagutab, mis asja seal maailmas on, maailma uudiseid. Tuleb ja sa ei saagi üldse kuulata, kuule, kas tahaks juba stopp öelda, et äkki midagi jumalast ka, täna seda ei olnud. Ja ongi Postimees, liikuv Postimees. Jumala inimesed ei taha Postimees kuulata maailma uudiseid, vaata. See ongi siis, ta ei ole Kristuse kiri täna, siis on temast saanud Postimees. Või siis mingi muu, kollane. Kollanest värvi. Ja täis igasugust muud asja. Ja issanda vaim teeb ka seda tööd meie sees jutluste läbi, õpetuste läbi, mis ei ole surnud kirjatäht, vaid on püha vaim on teinud elavaks. See lõikab nagu kaheteraline mõõk meile peab sisse lõikama ja see teeb head tööd meie südames. Mõõk peab käima meie südames läbi. Tema teeb meid. Ja Jumala ja kirjutatud on ka vaata. See on Jumala arm, et meid remonditakse. On ilmunud päästjana kõigile inimestele ja kasvatab meid. Näe vaata, nüüd on kirjakord. Et meie
öeldes lahti, me peame ise lahti ütlema, Jumala kartmatustest, igasugusest ilmalikudest imudest elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglastelt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist. Me ootame täitumist ning suure Jumala meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Me elame sellel ajal. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigist ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks. Näe, puhastada, ta tahab meid puhastada kõikisugusest saastast. Tema tahab meid puhtaks teha päris rahvaks ja innukaks headele tegudele. Ja vaata, siin ütleb Tiitusele, seda räägi, manitse, veena ja nõudlikult ärgu keegi alahinnaku sind. Seda me peame rääkima, meil isegi käsk on sellest rääkida. Kui jälle sama sõna, siis on midagi, ei ole, ongi, niimoodi räägidki, et öeldes lahti kõikidest asjadest, kritiseerimist, tagarääkimisest, igasugust muust patust, värgid, kõik, mis Jumalat ei austa. Et me oleme puhastusprotsessis ja me peame laskma Jumala sõnal ennast pesta. See on ainus tee pääsemiseks taevasse linna sisse. Iga patt on takistus, oleme nõus. Ja õlpsasti takistab on nime, see on takistus. Ja iga rüve kibeduse juur on takistus. Rüve ei saa sinna sisse. Iga siivutu sõna on takistus. Kui keegi vannub nagu voorimees, mina kunagi vandusin, mul võttis Jumal ära. Sa ei saa sinna sisse, arvad, et sa oled sinna ja oled nagu vene ropendaja seal keset Kullast tänavat. Mitte mingil juhul. Sind ei lasta sinna sisse. Sinna sa sisse ei saa, kui sul on ropp sõna suur. Nii, ja siis näed, siivutussõnad, kiusatusi tuleb, kuid meil on vaja igat patustamist, mida me mõtte, sõna või teoga teeme kahetseda. Meil on mõte, kus me patustame, sõnaga võime panna mööda ja teoga. Need tuleb meil nagu kahetseda. Ja tänu Jumalale enne vere osadust me ju kahetseme. Ja ka siis proovime nagu rohkem mitte teha ka. Ja kahetseda ja paluda armu, et need patustamised maha panna. Võt selleks on ka armu panna vaja. Me ei saa ta ise ka. Me peame, issand anna armu praegu, et ja alandlikud saavad ja armus on kirjutatud. Ja Jumal ütleb, vaata, saada puhtaks kogu mõttelaadilt. Saad aru? See on lihtsalt mõte. Ei ole. Jumal ütleb, et saada isegi aju saab puhtaks pestud. Kogu mõttelaadil. Kokkuvõtlikult manitseb püha vaim tegelema temaga koostööd. Peab temaga. Püha vaim manitseb, et temaga teha koostööd puhastusprotsessis. Teil tuleb jätta endise eluviisi poolest vana loomust. Meil tuleb jätta. Kes laostub petlike himude käes ja saada uueks oma mõttelaadilt, riietada uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. Vaata selliseks. Ja mõttelaad muutub ka. Kui me Jumalaga koostööd teeme, siis mõttelaad ka muutub. Enam ei tule mingisugused kurjad mõtted pähe. Ei tule lihtsalt. Lepib kõike, usub kõike, talub kõike. Sellepärast jätke vale, vaata. Siin on väga selged asjad. Valetada ei tohi. Teeme seda täna ma vaatasin. Rahab valetas. Tead, siuke vale, kui sa juuti veidad või veidad kedagi sõpra. See vale, see on siukene, ütleme, mitte valge vale, vaid see on see halastus. Sa halastasid, vaata, ta hoidis juuti seal. Ja, aga seal ta valetas ja tema mõisteti selle pärast õigeks, seepärast ta päästis elu, vaata. Et sa ei pea kuradile kõike ütlema ära, seepärast, et me elame part sellise ajal, kus kohas üles tuleb anda inimesi. Ja kas oled vait või siis ütled, et näed ei ole, et Margus on seal kuskil võib-olla peidus seal, ta on seal, või oled. Ja, aga Rahab ütles niimoodi, ma nägin, et nad läksid välja, et minge kähku järgi, Rahab ütles, minge kähku järgi talle, et saate veel kätte. Niimoodi ütles, need panid jooksuga kohe minema. Põhimõtteliselt, kui ta see valetan, ta tegi nagu nalja, et minge, võib-olla nalja näeb. Et sellepärast oli. Aga näed, ütleb, jätke vale, rääkige tõtt oma ligemisega, sest te olete üksteise liikmed. Ärge vihastuge, ärge tehke pattu, ärge päike loojugu vihastamise üle. Kui keegi vihastuge ära, vaadaku, päike hakkab loojuma,
kohe leppige ära, nagu mu naine muga leps. Ühe korra oli siuke asi. Vaatasin, päike juba, palun andeks. Halleluuja. Kõik sai kohe lepitatud ja ärge andke maad kuradil. Näed, kurat tahab maad võtta. Kes seni varastas, ärgu varastagu. Noored tulevad Jeesuse juurde, pätid, kaapakad, mina tulin küll. Siis noomimine on nendele, ära enam varasta. Ja ära varasta enam. Selle asemel tehku tööd, sobitame tööle inimese, kes ennem varastas. Tööle, oma kätega teendes ausalt elatis, et tal oleks jagada. Näe, tuleb ka öelda, nüüd lähed tööle, et saad raha kätte, nüüd on vaja jagama. Me peame jagama õpetama. Seepärast, et kui sa ei külva, siis sa ei lõika mitte midagi. Sa ei saa, kui sa ei jaga välja, siis sa ei kosu. Kõik enda taskusse, siis sul ei ole, pärast on puudus käes. Näed, et teenis ausalt elatist, et ta oleks jagada sellele, kellel on puudus. Vaata, see võib-olla ei meeldi alguses noorele rohelisele. Oi, miks ma pean andma? Jah, ma ju nägin vaepaanja. Aga see pärast saad aru, kui piiblit loed. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, näe, keelatakse. Nurjatu sõna, ropendamine, keelatakse ära. Vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamised, et kuuljad saaksid armu. Räägid Jumala sõna ja räägid rahulikult. Loomulikult sa maailmas sa ei saa minna selle, et hakkama kohe, et issand, selle teguviisiga lähed sa põrgusse või nii, see kavalusega peab kinni ennem saama, et issand armastas sind, halleluuja, ja siis, kui ta juba käes on, siis ütleb, aga nüüd tuleb meelt parandada. Ja, siis võid juba öelda. Ja, et Paulus võttis ka. Ja, et nüüd kahetse pattu, et sellega sa lähed põrgusse. Ja siis tuleb väike sõda, aga siis pärast saab arvu. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid pitseriga. Vaata, me võime Jumala vaimu ära kurvastada. Ta on pitseriga meid kinnitanud. Mina kurvastasin, ma olen 10 aastat Jumalast eemal olnud. Väga karm, mitte kellegi ei soovita. Ja lunastuspäevani näe, mis öeldakse. Kõik kibedus ja raev viha kisa, kui keegi kisab. Kui keegi teema peale läheb, siis kisab. Ja teotamine jäägu teist kaugele eemal koos kogu kurjusega. See on väga hea kiri, on Eebrlaste 4, siin näitab, millest tuleb. Siin saab endale kirja panna, kui midagi sees on, parandada ära meil. Olge üksteise vastu lahked, kui lahkust ei ole. Halastage, andestage üksteise, nõnda nagu Jumal on teile andestanud. Kui meile andis Jumal andeks, siis meil on kohustus teisele anda. Seepärast, et kui me ei anna andeks, siis oleme põrgu teel. Võtke nüüd Jumal eeskujuks, nagu armastatud lapsed, käige armastuses, nõnda nagu Kristus on meid armastanud, iseenese loovutanud meie eest anniks, ohvriks, magusaks, lõhnaks. Magus lõhtab, Jumal tahab, et me lõhname. Tead, patt haiseb. See ei lõhna. Kui meil pattu ei ole, patud on maha pandud, siis me lõhname. Heaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest, ahnusest, olgu teie seas juttugi, nagu on kohane pühadele. Näed, mitte mingit sükest isegi juttu ei tohiks olla. Samuti riivatud sõnad ja sündsusetu lööpimine. Vaata, sündsusetu lööpimine ka ei ole. Kui hakkavad mingid ropud naljad tulema või mingi anetoolid. See on sündsuse lööpimine. Jäägu see ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Tänu Jeesus, tänu kiitus kogu aeg. Seda teake kindlasti, et ühelgi oorajal, kõlvatul ega ahnitsel, see tähendab ebajumala teenil, ei ole pärandit Jumala riigis. Nad ei saa lihtsalt sinna sisse. Siin on selgelt kirjas, et sa leiad endal sellised vigu, siis oled hetkel põrgud laial teel. Aga kui sa igatsed saada pühaks, siis tuleb Jumal appi kutsuda, ta puhastab sind kogu ülekohtust oma kalli talle verega. Me peame lihtsalt tunnistama vigu, muud mitte midagi. Mitte midagi rasket ei ole. Inimesel tundub raske ennast alandada. See ongi. Võta ennast kokku ja alanda ja sul hakkab parem. Vaadake ennast, et kellegi teie seast ei ole kuri süda. Näe, kui kurja südamega oled, täna vaatasin ka Ahitoohelit. Kuri süda. Tal oli uhkus, siis läks süda kurjaks, siis andestamatus, kibedus ja lõpuks lõppes sellega, et poos ennast üles. Tema muster oli selline, Ahitooheli muster. Ei taha seda, näed. See ongi, et vaata, et
et mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalat. Kui sul on kuri süda, sa taganed lõpuks ära. Kurja südamega inimene taganeb lõpuks ära. Ja Jumal ütleb, et julgustage 11 iga päev nii kaua, kui öeldakse täna. Saad aru, võib-olla on täna see, et pane patt maha. Homme ei pruugi enam olla. Ja täna on võib-olla viimane võimalus ja sees käib sõda. Ja seepärast Jumal ütleb täna. Mina tean täpselt seda, et mul oli ka, kui Jumala vaim mulle 17 aastaselt pakkus mulle elu ja siis ma teadsin, ma ütlesin, ma tahan veel möllata. Ütlesin, tahad siis, mine, pents peale. Ja olingi 10 aastat, olin absoluutselt täielikult põhjas, põrgu auani välja. Ma tegin nii rumala otsuse ja see oli täna, see päev oli seal täna. Jumal läkitas mulle poja sellel seal päeval, millal mina tahtsin veel maailma maista. Ma tegin väga korraliku jubeda vea, mida ma pidin väga rängalt kahetsema. See oli metsik kahetsus. Ei soovita mitte kellegile, ei öelda. Ja vaata, siin ütleb, nii kaua kui öeldaks täna, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi, patt petab meid ära, tahab teha mingit teist pakkumist. Tänapäeval tehakse kristlastele ka igast pakkumisi, rahapakkumisi, igasugused asja. Ja patupettuse läbi me oleme saanud Kristuse osalises, vaata nüüd on öeldakse, kui vaid lõpuni vastu peame. Jälle on see, et peab lõpuni vastu pidama. See on meie osa teha, lõpuni vastu peame, mis meil alguses oli, Hebrastele 3. Kuri süda ei kannata teravat mõõka, esiteks, siis on sul kuri süda juba. See jookseb tõest eemale, keegi kus tõde on, siis jookseb minema, siis enam osadusse ka ei tule. Sa ei salli noomimist, kohe läheb minema, kus mulle öeldi, see on paha kogudus, näed, seal ei paitlatud mu pattu, mul on ju nii armas väike karvane patt. Ja nad ei ole armastus, nad ei armasta mind koos nii nagu ma olen. Võt, nagu ma olen. Jumal tuleb sinu juurde, ta armastab sind nagu sa oled. Armastab sind puhtaks, nagu sa pärast enam ei ole. Seepärast, et ta armastab sind puhtaks patust. Sellest peame rääkima. Ja kui nüüd keegi paadutab, vaata ka südame, et ta pigem paugutab oma südame või oma õigus jääks alleks, vaata. Meil kästakse lõpuni vastu pidada. Et me ei paadutaks oma südant. Ja see on ka, vaata, Jumal ütleb, et teie ise paadutate. Et me võime paadutada, kui me oleme nagu mingid vales evangeeliumiks sees. Et ma olen juba nüüd nii valmis, et Jeesus tuleb siis kohe taevas. Ja eile mul helistas üks inimene ja ma eile kuulsin ühest 4 pühi pastorist, kelle vili oli selline 90. aastatel oli ta pastor ja ta andis maad kuskil kuradile, ma ei tea kuidas, aga nüüd on ja ta oli 4 pühi pastor. Seda aru. Ja nüüd on ta joodik ja langenud ja ta ei ole tagasi tulnud. Ta elab seal, käib mööda tänaveid. Ja vili on sama mõru kui maailma vili pastorist alla. Seda kukutaksegi niimoodi alla. See peaks olema see, ja kas on üldse tagasi teed? Kas üldse ongi? Me peame kartma Jumalat. Me ei tea, mis supikausi eest müüdi vaata kuradile või oli enesealetsus või kaeti laud. Kui sa enesealetsus oled, sa katad lauda kuradile. Jälle oled lauas ja kurat on tegelikult, ja see enesealetsus on sinu boss. Ja need olukord on meie hoiatuseks, võib-olla ei tulegi enam talle võimalust. Nagu vaata on kirjutavad, sest tema oli ju pastor, on ju. See inimene, kes helistas, see oli selle sama pastori päästepalvega sai Jeesuse juurde. Me peame kartma Jumalat. On ju võimatu neid, kes on ükskord olnud valgustatud. See mees oli valgustatud, maitsnud taevast andi, saanud osa pühast vaimust, kogenud Jumala head sõna, ta oli pastor, tulevase ajastu vägi peal, ning ometi taganes ära, neid on võimatu uuendada. Näe, Jumal ütleb, et enam ei saagi uuendada. Kas üldse saabki armu? Tead, mul eile, kui ta helistas, kõll käis hoiatusmärk, tead.
Et hoida issandast lõpuni kinni, vaata. Ja just tema ei teadnud, et ma seda kirjutan. Mul oli kirjutus juba valmis Jumala poolt antud, kes lõpuni vastu peab. See mees ei pea lõpuni vastu. Ülikarm on ju. Ja neid on võimatu uuendada meeleparanduseks, sest nad ise enda kahjuks löövad Jumala poja risti, teevad naeruks. Ja näe vaata, ja siis ta ütleb siin, maa, mis joob sagedasti sellele langed vihma ja kasvatab kasulikke taimi. Kasulik taim. Kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalalt. Näed, kes harivad, meie südamemaad tuleb harida. Näed, siis kasvab korralik taim. Saab õnnistuse Jumal. Kui me tahame lasta Jumalal oma südamt harida, siis saame õnnistuse Jumalalt. Aga maa, mis kannab kibuvitsu, ühesõnaga igasugust kibedust, pattu, ohakaid, on kõlbmatu ja ta ei ütle kohe needmisele, vaid lähedale ära needmisele. Ühesõnaga, ta on juba lähedal, et nüüd kohe varsti neetakse ära. Meil lõpp on ära põletamine. Jeesus vaata teatavasti annab veel sõnnikut, vaata natukene veel aastaks ajaks. Ja siis, kui ka anna, siis neetakse puu ära. Aga siin on ka julgustus, selle sama kirja lõpus on. Aga meie me oleme veendunud, et teie puhul on lugu parem. Annaks issand, et lugu meie puhul parem, ausalt minu puhul parem. Ja pääste võimalik, kuigi me räägime nõnda. Aga see on hoiatus, mis on meile ette nähtud. Me ei tohi seda ignoreerida. Me ei tohi seda asja jätta nagu tähele panemata. Me võime endale teha ebajumala. Me võime tegema sellise jumala, kes kuuleb meie soove, muud kui maksab meie arved ja asju kinni. Kõik ta teeb meile, et see põhimõtteliselt, et see on ebajumal. See, kes on meie soovid, tead mis see on džinn. Jah, džinn. Purdikist tuleb välja, 3 soovi. Ja, hüppab välja ja kohe, kuule mulle seda värki. Ja see ei ole jumal, see on ebajumal ja selle nimi on džinn, on õige nimi. Aga meile jumal on piiblis kirjas ja tema tahab, et me temale kuuletuksime. Ja tossab, tuleb alguses tossuga välja, vaata, suitsuga seal. Ja siis hakkad sa oma soove seal esitama ja siis küll ta täidab seal. Ja need on igapikulised otsused, mida me teeme. Meil kästakse oma südame, maad harida, armastuse ja sõna kuulelikkuse läbi. Seda me harime, et kõik, kes tulevad alguses, siia tulevad ka inimesed, mõned tulevad täitsa rohelised aine. Meil kõige parem on, kui saab kohe vaata ikkagi õige tõe peale vaata. Ja kohe õigele alusele, et nagu kohe palberändur, kohe see film peale ja näidata, et see ei ole ninnu nännudele. Taevariiki ei ole ninnu nännudele. Seal on, kui taha, siis ela juba maailmast tagasi. Peetus ütles ka, et neil on parem, kui oleks tõe tundmata. Kuna tõde tundes pööravad käsule selja. Ja hirmus kohtu ootamine. Et selles mõttes, et Jumalaga käimine on ikkagi niimoodi, et asi on alistumises. Issand annab meile käsiraaks vaimu, püha vaimu ja temaga teeme meie koostööd. Ja ma julgustan iseennast ja kõiki tegema püha vaimuga koostööd, alistuma issandale ja panna ja seista vastu kuradile. Ja siis ta peab põgenema juba. Ja palve ka selline, et issand puhasta meid ja pühitse meid omale päris rahvaks, nagu ta oled kirjutanud, täida meid oma püha vaimuga, et me käiksime kõigiti sulle meeldida püüdes ja et meil ei oleks oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb usust sinusse, sinu vereväesse, sinu lunastusse, sinu armastusse ja hoolivusse, sest sina ei taha, et keegi hukuks, vaid et kõik jõuaksid tõe tundmisele. Pühitse meid tões, sinu sõna on tõde, Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Selline, aga Rajar, sul oli ka kergelt